Venemaa valmistub sõja uueks faasiks ja loob selleks kõik tingimused massiliseks mobilisatsiooniks. Vladimir Putin andis eile sõjaväelastega peetud nõupidamisel korralduse analüüsida Ukraina liitlaste osalust sõjas, keda ta nimetas lahingute jätkamise õhutajateks. Et edaspidi nende suhtes vastu võtta vastutustundlikke otsuseid, kuid see on ilmne hirmutamiskatse. Me loeme kokku, kes Ukrainat aitab ja me otsustame tulevikus neid rünnata. Ja naljakas on see, et Putin ütleb, et tegelikult õhutavad lääne riigid sõjategevuse jätkumist. Lahendus on väga lihtne, sõda võib lõppeda sekundiga. Seda ma ei räägi praegu pesemata venelastele, lihtsalt sekundiga. Kõik venelased korjavad oma asjad kokku, pööravad otsa Moskva poole ja lahkuvad Ukraina territooriumilt. Niipea kui viimased venelased, sealhulgas Putin, ületavad Ukraina ja Venemaa riigipiiri, on kõik, sõda lõpeb. Ja siin pole vaja mingeid õhutajaid ega kedagi teist, üldse mitte kedagi pole vaja. Lihtsalt iga venelane korjas oma asjad kokku ja läks tagasi Venemaale. Uskuge mind, keegi ei hakka teid taga ajama, keegi ei hakka pärast seda Venemaad ründama. Kui viimane venelane on piiri ületanud ja lahkunud, on kõik, sõda on läbi. Ma annan teile selle garantii, et nii see ka on. Sõda lõpeb, Ukrainal ei ole vaja Venemaa territooriume. See on see metsik hõim. Ukrainlased ei vaja seda, lääs ei vaja seda pole kellelegi vaja. Elase seal rahulikult ja kõik, sõda lõpeb. Aga see on jälle lüüriline kõrvalepõige. Niisiis, Vladimir Putin teatas, et samuti peab jätkuma ka iga sõja õhutaja osaluse analüüs Ukrainasse jätkumises. Tuleb läbi viia igaühe osaluse analüüs tegelikes lahingutegevustes. See analüüs on meile vajalik võimalike vastutustundlike otsuste tegemiseks tulevikus. Igal juhul võib meid seda vaja minna. Ja oma seisukohta selgitades viitas Vladimir Putin veel 7. juunil tehtud mitme Euroopa Liidu riigijuhi ühisavaldusele, milles tema sõnul tervitati Ukraina uuendusliku droonitehnoloogia kasutamist. Ja edasi hakkas Putin seda propaganda juttu ajama, et Euroopa toetab neid tema poolt välja mõeldud Ukraina relvajõudude rünnakuid. Ühiselamus olnud laste, Valgevene kodanikega busside, tsiviilobjektide ja tsiviiltaristu vastu Venemaa territooriumil ja nii edasi ja nii edasi. No Putin muidugi unustab mainida, et rünnatakse sõjatehaseid, naftatöötlemistehaseid, energeetikat, logistikat ja nii edasi. No, seal muidugi arusaadav, miks ta seda teeb. Aga selle avalduse mõte oli muus. Vladimir Putin püüdis Euroopa liitlasi hirmutada. Asi on selles, et juba täna hommikul, alles eile õhtul ütles Putin, et hinnake seotust ja juba täna hommikul. Venemaa Föderatsiooni välisministeerium teatas Balti riikide osalemisest Ukraina rünnakutes Venemaa taristu vastu. Uute Ukraina relvajõudude rünnakute taustal Peterburi ja Leningradi oblasti sadamatele. Ja edasi tsiteerin Venemaa Föderatsiooni välisministri asetäitjat Mihhail Galuzinit. Meil on kinnitatud andmed selle kohta, et Läti ja teised Balti riigid on juba andnud Ukraina droonidele oma õhukoridorid, mis ründasid meie tsiviilinfrastruktuuri. See tähendab, et Venemaa välisministeeriumis jõuti öö jooksul nii lihtsalt koostada Putinile aruanne Balti riikide kaasatusest sõtta Ukrainas. Eelmisel korral esines sarnase avaldusega Venemaa kaitseministeerium. Mais väitis see ametkond, et Ukraina droonid üritasid, nagu nad ütlesid, rünnata Peterburi läbi Läti territooriumi. Enne seda esitas välisministeeriumi esindaja samasuguseid süüdistusi Balti riikide ja ka Soome aadressil. Venemaa välisministeerium, pressiesindaja Maška Zahharova ja Venemaa presidendi abi Patrushev. Aprillis väitsid nad, et need riigid võimaldavad oma õhuruumi kasutada Ukraina droonidel Venemaa territooriumi ründamiseks. Ja nüüd nende Vladimir Putini Balti riikidele suunatud ähvarduste taustal tegi Venemaa kaitseministeerium ettepaneku need täielikult tühistada. Kohustuslik arstlik läbivaatus lepingulistele ja mobiliseeritud sõduritele, mis just nimelt määrab nende sobivuse sõjaväeteenistuseks. Vastav seaduse muudatuste eelnõu on avaldatud õigusaktide eelnõude portaalis. Muudatused kehtivad mobilisatsiooni, sõjaseisukorra või sõja ajal, ehk siis, kui Vladimir Putinil on vaja rohkem kahuriliha.
muudatusettepanekute eelnõu lisab föderaalseaduse sõjaväekohustuse seadus artiklisse 5,1 uue punkti, mille kohaselt muutub arstlik läbivaatus kohustuslikuks ainult erijuhtudel. Kui kandidaadil on vigastusi, haavu, traumasid või põrutusi, kui tal on haigusi, mille tõttu ta tunnistatakse piiratud kõlblikkusega, või kui tal on haigusi, mille tõttu ta tunnistatakse teenistuseks kõlbmatuks. Ja see peab olema selgelt nähtav. Ehk kui haigust või vigastust pole visuaalselt näha, siis loetakse automaatselt kõlblikuks. Kui mehel pole selgeid vigastusi või haigusi, siis nende seaduse muudatuste kohaselt saadab Kaitseministeerium selle mehe kohe sõtta. Ehk siis pole vaja mingit sõjaväearstlikku komisjoni ja teate, see tundub isegi loogiline. Eelmisel päeval kirjutasid New York Timesi eksperdid, et pärast rindele jõudmist võib Venemaa armee värvatud sõdur elada 20–35 minutit. Peamiseks põhjuseks, miks Vene sõdurid nii kiiresti surevad, on Ukraina droonide massiline ja tõhus kasutamine. Ja siin on üks lugu. Ajaloolane Peter Frankopan, viidates Vene sõjablogijatele, kirjutab, et pärast rindele saatmist võib Vene Föderatsiooni armee sõdur loota elada 10 päevast kuni 3 nädalani. See tähendab ajavahemiku saabumisest polügoonile kuni hukkumiseni lahingus. Enamik Vene värvatuid saab vaid paar päeva väljaõpet ja saadetakse siis kohe rindele. Niipea kui nad jõuavad lahingupositsioonile, 20–35 minutit ja kõik, venelast enam pole. Seega, milleks korraldada mingit ülikeerulist meditsiinilist komisjoni? Samal ajal on uute lepinguliste sõdurite värbamine Venemaal sel aastal langenud 30% võrra. Seetõttu pakub Venemaa Kaitseministeerium välja, et ajateenijad läbiksid meditsiinikomisjoni mitte vaikimisi, vaid ainult erijuhtudel, kui on vigastusi või tõsine haigus. Nagu te aru saate, ei hakka keegi muidugi ühtegi tõsist haigust tuvastama, kui Vladimir Putinil on vaja rindele rohkem liha saata. Ja siin tahakski öelda, milliseid tõendeid teil veel vaja on, et mõista? Kreml valmistab tõesti uut mobilisatsioonilaine ette kohe pärast septembrikuiseid valimisi. Samal ajal ründasid Ukraina kaitsejõud 4. juuli öösel naftaterminali Peterburis. See on kiilaspäise diktaatori Vladimir Putini väike kodumaa. Objektil möllab ulatuslik tulekahju. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, tsiteerin, sel ööl töötasid meie Ukraina kaugmaa sanktsioonid Venemaa vastu selle sõja eest Peterburi lähedal. Ukraina kaitsejõud tabasid sadama naftainfrastruktuuri, mis teenib raha Venemaa sõja jaoks. Samuti tabati Kroonlinna baasipunkti Venemaa Föderatsiooni Leningradi oblastis, mis on oluline sõjaline sihtmärk. Kaugus Ukraina riigipiirist on üle 850 kilomeetri. Kuradi. Toimetaja. Papa. Toimetaja. Subtiitrite toimetaja A. Paapa. Subtiitrite toimetaja A. Semkin. Korrektor A. Jegorova. Märgin, et Peterburi naftaterminal on üks Venemaa naftatoodete ekspordi peamisi Balti sõlmpunkte. See tagab tankerite saatmise Aafrikasse, Lähis-Idasse ja teistesse piirkondadesse. See kaubandus on vastase sõjalise eelarve täiendamise oluline allikas. Samuti märgin, et väidetavad kukkusid droonide rusud alla Võssotski sadama piirkonnas, mis on üks Venemaa Föderatsiooni peamisi sadamaid Läänemere idaosas. Peterburi naftaterminal, millel on strateegiline staatus, sattus viimati rünnaku alla 3. juuni öösel. Ja selle rünnaku tagajärjel, mis toimus Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi avamispäeval, puhkes terminali territooriumil suur tulekahju. Veel üks rünnak terminalile toimus juba 6. juunil.
kokku ööl vastu laupäeva vastavalt Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi kokkuvõttele tulistati 19 piirkonnas ning ka Aasovi ja Musta mere akvatooriumil alla 389 Ukraina lennukitüüpi drooni. Siin teen pausi. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, teike head. Siin teen pausi. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head, nägemist.